2, 3, 4 ja 5 ehk toivikari, tibukari, nunnukari ja veel kord nunnukari on kohal. Number 6 Pisi ja 7 Ülla ei tulnud täna võistlema. Number 8 Kelly ja 9 Jürsi on samuti kohal. 7 suurepärast maatõugelehma on olemas ja neid hindab täna emeriitprofessor Olev Saveli, kommenteerib Käde Kalamees. Kõigepealt mul on hea meel, et sellel aastal hindab meil Eesti Maakarja emeriitprofessor härra Olev Saveli. Ta on ka meil sellel aastal üldkoosolekul valitud Eesti Maakarja apliikmeks ja seetõttu on hea meel, et ta täna oli ja nõus tulema. Aga nii on ikka, et kui esimest korda siis tal ei ole kogenud. Aga ennem, kui ma lähen üksikute loomade juurde, tahaks ma natuke rääkida Saaremaa maakarjast. Sest tõesti Saare maakarja veised on aasta-aastalt järjest kaunimaks läinud, järjest paremaks läinud, toodakud on tõusnud, nii et möödunud aasta tulemuste põhjal, kui me vaatame maakondade kaupa, siis Saare maakarja lehmad olid maakondade järjestuses teisel kohal. Ja 94 maakarja keskmine oli siis 5655 kilo piima lehma kohta. Aga samas tuleb öelda, et see, kes esikoha sai, oli Jõgeva maakond, aga seal olid põhiliselt 100 labiinloomad, kus on ka söötmine väga heal tasemel ja 9 lehma keskmine oli seal 6293 kilo. Lisaks sellele, et Saaremaa lehmad lüpsavad hästi, on ka arvutused Saaremaa lehmi teisel kohal. Esimesel kohal on Pärnumaa 117 aasta lehma keskmisena, see tähendab jõudluskontrolli aluseid ja Saaremaal on siis sel aastal üks loom rohkem, 97 jõudluskontrolli alust keskmist maakarja lehma. Miks ma toonitan just jõudluskontrolli aluseid? Sest ohustatud tõu puhul on väga oluline, et tehakse jõudluskontrolli. Selle põhjal saame me välja valida häid tulle, selle põhjal, kui me jõudluskontrolli andmeid analüüsime, saame me vältida sugulusaretust ja tänu sellele on meil võimalus saada häid tulemusi. Mis siis, et väike tõug, ohustatud tõug? Ka ohustatud tõu puhul on võimalik teha aretustööd, kui on inimesi, kes sellega tegeleda tahavad ja Saaremaal on tõesti tublisid maakarja kasvatajad. 3 majapidamist on need kõige tublimad, kes täna siin ka maakarjaga on esindatud. Alustaksin siis Mereranna põllumajandusosa ühistust. Teil on kõikidel kataloogid olemas ja sealt te näete number 1. Tema ei taha meil hästi siin käia, aga just sellepärast, et ta on noor lehm. Selles ringis ainukene esimese laktatsiooni lehm. Aga põllumeline on tal väga hea, päritolu on tal väga hea, sest tema ema oli Timukari, kes oli Mererannas esimene, kes lüpsis ligi 8000 kilo piima. Ja tema järglased, Timu järglased, on käinud siin näitustel Sirgukari 2006. aastal ja nüüd Suivikari on siis lapselaps, on ka siin kaunis